Tere tulemast järgmisesse moodulisse, milleks on siis tehisaru või tehisintellekt, kuidas keegi nimetab. Vaieldamatult on tegemist väga põneva mooduliga. Kindlasti paljud teist on sellest esiteks palju kuulnud. Kindlasti on kõikidel väga erinev seisukoht ja paljud on ka katsetanud. Ma väga loodan, et sellest moodulist te leiate ka üht-teist põnevat enda jaoks. Ja olen ette valmistanud ka väikese esitluse, mida siinkohal siis teiega ka kohe jagan. Nii et tänase loengu teema on siis tehisaru ja mida me selle tehisaru all siis ikkagi täpselt mõtleme. Ja kutsun siia oma assistendi. Tere tulemast tehisaru koolitusele. Tehisintellektist on viimastel aastatel saanud üks olulisemaid tehnoloogilisi arengusuundi, mis mõjutab järjest enam ka juhtimist, töökorraldust ja otsustamist erinevates valdkondades. Tegelikult ei ole see enam ainult infotehnoloogia valdkonna spetsialistide tööriist, vaid see on praktiline abimees ka keskastme juhtidele, kelle ülesanne on muuta protsessid tõhusamaks, teha andmepõhiseid otsuseid ja juhtida muutusi. Just selle koolituse eesmärk on anda selge ja suhteliselt praktiline ülevaade sellest, mis on tehisaru, kuidas see töötab ning kuidas seda igapäevatöös rakendada. Soovin teile omalt poolt inspireerivat ja teadmisterohket koolituspäeva. No nii, aitäh, assistent Mare. Kuidas teile meeldis? Tegemist oli siis minu virtuaalse assistendiga, kellel ma palusin teha sellele moodulile sissejuhatuse. Kuidas ma seda täpselt tegin? Missuguseid vahendeid kasutasin? Seda tutvustan ma teile ka ühes järgnevatest videodest. Praeguse loengu eesmärk on tegelikult rääkida natukene, kuidas me siia sattusime ja mis on see tehisaru või tehisintellekt, millega me üsna tihti kokku puutume. Ja nagu te näete, tegelikult olemegi olukorras, kus kas me räägime tehisarust, tehisintellektist, millest me täpselt räägime. Nagu öeldakse, heal lapsel on mitu nime. Ja nii võibki öelda, et tegemist on kas generatiivse keelemudeliga, tekstisüntesaatoriga, tekstigeneraatoriga, juturobotiga, chatbotiga, chatiga või lihtsalt tekstirobotiga. Ehk tegelikult tehisaru all mõeldakse mingi masina, mingi roboti, selliseid inimlaadseid võimeid, nagu mõtlemine, õppimine ja planeerimine. Kui siit välja tuua konkreetne definitsioon, siis see on siis selline arvutisüsteemide võime täita ülesandeid, mis tavaliselt nõuavad siis inimintellekti. Ja AI töötab siis põhimõttel, eelkõige ta on võimeline õppima, õppimise baasil on ta võimeline probleeme lahendama, ta on võimeline otsuseid langetama ning tegelikult püüab ta jäljendada ka inimese kognitiivseid funktsioone. Nii, siin on näha väga palju erinevaid. Praeguseks on neid järjest siin võib öelda päevade jooksul tuleb juurde uusi tehisintellekti rakendusi, nii et kindlasti julgen öelda, et kõikidega te ka oma eluajal ei tutvu, aga oluline on, ja mis on ka selle mooduli eesmärk, et te valiksite välja omale 1, 2, 3 olulisemat tööriista, mida te saaksite oma igapäevases töös rakendada. Kui rääkida lühidalt tehisintellekti arengust, siis nii-öelda esimene ChatGPT mudel muutus avalikuks 30. novembril 2022. aastal ja siis toimus plahvatuslik areng. Lisaks ChatGPT-le tuli juurde uusi rakendusi, erinevad firmad, platvormid pakkusid järjest uusi ja võimsamaid tööriistu ja mina puutusin ChatGPT-ga kokku aastal 2023 ja sellest ajast on nii palju muutunud, isegi tasuta versioonid annavad juba selliseid võimalusi, mida veel 1,5 aastat tagasi ei osanud nagu unistada ja lootagi, sellepärast et tõepoolest
lisaks sellele, et tohutud meeskonnad töötavad selle tehisintellekti erinevate rakenduste väljatöötamisel, nagu ma ütlesin, toimub ka konkurents erinevate firmade vahel. Mis asi see tehisintellekt on? Tegelikult Ray Kurzweil on välja käinud sellise graafiku diagrammi idee, mis kujutab siis sellist eksponentsiaalset nii-öelda arvutusvõimsuse kasvu võrreldes siis bioloogiliste ajude arvutusvõimega. Et kui te näete, siis siin pildil olev tekst, calculation per second per 1 miljon viitab siis arvutivõimsuse mõõtmisele selle põhjal, kui palju siis arvutusi on võimalik teha 1 sekundiga $1000 eest. Ja tavaliselt väljendatakse seda mõõdikut siis flopsidega ehk floating point operation per second või siis opsidega, mis on siis operation per second ühikutest. Ja see mõõdik tegelikult aitab hinnata, kui odavaks arvutivõimsus muutub siis aja jooksul ja kuidas see kasvab siis eksponentsiaalselt vastavalt siis Moore'i seadustele ja teistele tehnoloogiate arengumustritele. Ja kui te vaatate, siis on siin võrreldud nii-öelda ajuga, et me võime öelda, et aastal 2020 oli siis tehisintellekti aru võrdne 1 inimese ajuga või võimega midagi uurida, analüüsida või tööd teha, aga aastal 2025 on tegelikult see juba kogu maailma nii-öelda nagu ajuvõimsuse tasemel. Ehk ka praegu juba teeb see tehisintellekt kollektiivset tööd, ehk kui te midagi lasete tehisintellektil arvutada või kirjutada, siis ta tegelikult kogub kokku väga palju olemasolevat informatsiooni, ehk tegelikult ta teeb ära selle töö, mida võib-olla te meeskonnana ajurünnaku raames teeksite ära kuude, aastate või aastakümnetega. Ja kuidas me siia jõudsime siis? Et räägitakse tööstusrevolutsioonist, kui esimene tööstusrevolutsioon oli siis 18. sajandil, algas siis aurumasinatest, seejärel võeti elektrienergia kasutusele. Teisest 20. sajandi lõpul olid siis juba arvuti ja interneti põhised teadmised, siis tegelikult juba 21. sajandil mindi üle tehisintellekti ja infotehnoloogia ühendamisele ja oleme jõudnud siis järjega 4. tööstusrevolutsiooni, kus siis lisaks arvutioskustele, teadmistele, võimsustele on kasutusel ka suurandmete töötlus, tehisintellekti erinev tarkvara, erinevad hajustehnoloogiad, suurandmetöötlus ja nii edasi. Ja mis on siis selle tehisaru eelised? Kõigepealt, ta on väga efektiivne, kuna toimub protsesside automatiseerimine ja see säästab tohutult aega. Kindlasti on ta täpne ja vähendab inimlikke vigu. Me räägime põgusalt ka sellest, et kui usaldusväärsed on need tulemused, mis tehisaru annab. Teil kindlasti on omal ka juba kokkupuuteid sellega, et kõiges ei saa usaldada seda tulemust, aga me räägime sellest eraldi ja kindlasti võimaldab ta palju kiiremini luua selliseid uusi ja innovatiivseid tooteid. Kuidas ta teeb siis meie elu lihtsamaks ehk mis on need sellised eelised? Nagu juba rääkisime, suurem efektiivsus ja tootlikkus, ta vähendab inimeste töökoormust just selliste lihtsate tegevuste puhul. Ta võimaldab teha palju täpsemaid ja põhjalikumaid prognoose, ta suudab töödelda suuri andmekoguseid, mida inimesed ei suuda märgata. Kindlasti meditsiinis võimaldab ta diagnoosida erinevaid haigusi, analüüsida pilte ja patsiendi andmeid. Juba praegu te võite proovida, kui teil on välja mingisugused vereanalüüsid näiteks, kui te annate ChatGPT-le või mõnele teisele rakendusele oma analüüside tulemused sisse, ta suhteliselt täpselt suudab ära hinnata, mis on teil nii-öelda normtasemel, millega on probleemid ja nii edasi. Ta on võimeline õppima
teda on võimalik isikustada, ta on võimeline õppima ja saama kogemusi. Näiteks vaatame ka ChatGPT puhul ka isiklikku assistenti, ka Siri ja Alexa on sellised rakendused, kus on võimalik siis isiklikku assistenti kasutada. Näiteks minul on päris mitu ChatGPT assistenti sõltuvalt sellest, mis rollis ma ise parajasti ennast või näen või mis rollis ma kas kirjutan mõne arvamusloo, midagi võib-olla näiteks koolituse jaoks valmistan ette ja nii edasi. Ja loomulikult aitab ta teadusele kaasa, ta aitab avastada uusi ravimeid, molekule, ta pakub välja uusi tehnoloogilisi lahendusi, aga loomulikult tuleb ikkagi inimmõistus, peab seal taga ka olema. Ja igapäevaselt võib teda kasutada tõlkeprotsessides. Nii et see on juba praegu väga efektiivne ja võimas. Nüüd, missugused ohud meid ootavad? No palju räägitakse sellest, et tehisaru ja automatiseerimine hakkavad asendama inimtööjõudu. No nii tõepoolest on, et väga mitmed sellised lihtsamad töökohad kaovad, eriti tööstuses, transpordis, võib-olla andmetöötluses, analüüsimisel. Seda enam on vaja, et inimesed õpiksid, koolitaksid, et arendada ennast, et liikuda sellistelt lihtsamatelt töökohtadelt rohkem teadmisi ja mõistust nõudvatele töökohtadele. Sageli mõned asjad on nii-öelda mustad kastid, ehk siis tegelikult otsuste protsessi on keeruline mõista ja sellepärast kindlasti ei soovita AI poolt antud tulemusi üks-ühele võtta, vaid seal peab olema ikkagi teaduslik põhjendus taga. Kuna tehisintellekt analüüsib ja kogub väga palju erinevaid andmeid, siis tegelikult tuleb seda osata oskuslikult kasutada, et mitte ohustada teie enda privaatsust ja et teie andmed ei lekiks siis väljapoole. Ja muidugi näotuvastus ja jälgimissüsteem, mis tegelikult kindlasti olete kuulnud, on praegu väga aktuaalne teema. See võib siis põhjustada ülemäärast ka järelevalvet ja tegelikult ei ole ilmselt meile kellelegi väga meeldiv. Samamoodi tehisintellekti sõltumatus ja kontrollimatus, näiteks isesõitev transport, autod, bussid ja nii edasi, võivad siiski tekitada kontrollimatuid olukordi, vaatamata sellele, et kindlasti kõik turvariskid on kontrolli all, meetmed on tarvitusele võetud, kuid siiski see on selline risk ja oht. Ja loomulikult erinevad valevideod. Nii nagu te nägite minu assistenti, no ütleme, et see oli küll natuke viltuse peaga ja ei olnud kõige parem lahendus leitud. Ma lihtsalt tahtsin teile näidata, missugused võimalused on, aga kui te leiate ikkagi väga sobiva video ja see on, ütleme, üks lihtsamaid rakendusi, praegu on juba selliseid rakendusi, mis võimaldavad teid üks-ühele järgi teha, nii et tõepoolest ei pruugi teada, kes istub teil ekraani taga, kas mina praegu loen inimesena seda loengut, ma väga loodan, et see on tuntav, et inimene istub ekraani taga või istub see assistent, kellele te olete teksti sisse söötnud ja ta lihtsalt räägib seda. Nii et selline valeinfo levik, manipulatsioon, võltsingud, see on see, mis teeb selle tõepoolest ohtlikuks. Jah, nagu juba juttu oli, siis igapäevaelus on erinevad nutikad assistendid, soovitussüsteemid, mis pakuvad teile, siis kui teil on, küsite tema käest, ma ei tea, kas või mis lõunaks süüa teha, missuguseid toiduaineid osta, kuhu sõita, eks ju, kõik teame nii-öelda neid rakendusi, navigatsioonisüsteemid, koduautomaatika, juba on võimalik siis kodust juhtida nii valgustust, kütet, elektrit, tolmuimejat ja nii edasi, hääljuhtimine ja erinevad AI-l põhinevad turvasüsteemid samamoodi. Ja siin on ka mõned näited, millega kindlasti paljud on kokku puutunud, võib-olla paljudel on ka kodus, näiteks robottolmuimeja, aknapesurobot ja igasugused muud sellised sõrmejäljega avatavad ukselukud, neid võimalusi on hästi palju. Meditsiinis kindlasti on suured võimalused tehisarul erinevate diagnooside panemisel,
et nad võimaldavad pakkuda väga palju erinevaid diagnoosi võimalusi ja loomulikult peab seal ka arst taga olema, kes siis lõpliku otsuse vastu võtab. Ja robotkirurgia kindlasti areneb tohutu kiirusega, mis võimaldab siis ka erinevaid operatsioone täpsemalt teha. Siin on üks selline huvitav näide, kus siis teadlased kasutades sellist Stable Diffusion programmi tegid ajuskaneeringut, ehk siis inimestele näidati pilte ja samal ajal skaneeriti aju ja sisestati see skaneeritud info siis selle Stable Diffusion programmi ja rekonstrueeriti siis arvutipildina, mida siis katsealused nägid. Ehk siis see programm suudab visualiseerida inimmõtteid just nimelt see MRI andmetest. Nii et päris selline juba päris ohtlik, et varsti me käime kõik ringi, ma ei tea, prillidega või millega iganes ja näeme teiste pähe, mida nad parasjagu mõtlevad. Autotranspordis või transpordis kindlasti iseseisvad autod, ühistransport, kõik teavad, et Tallinnas Tehnikaülikoolil on üks isesõitev auto, ühistransporti on katsetatud. Kindlasti võimaldab see logistikat paremini planeerida ja optimeerida. Ja kuidas siis tehisaru maailma muudab? Kindlasti tehnoloogia areng muutub kiiresemaks, teaduslikke avastusi tuleb rohkem, ta võimaldab olemasolevatest näiteks teadusartiklitest kiiremini infot koguda ja on võimalik siis luua erinevaid uusi ja põnevaid tehnoloogiaid. Nii et seetõttu, kui isegi on erinevad mõtted, kas tehisaruga tutvuda või mitte, kas see on hea või halb, siis tegelikult me peame praegu kohe kaasas olema sellega, sest vastasel juhul jääme me sellest maailmast maha. Ja kuidas see tehisintellekt siis enda jaoks tööle panna? Tegelikult, nagu ma juba eespool ütlesin, ta on juba osa meie elust ja see mõju kasvab. Eitamine siin ei aita. Me peame olema teadlikud tehisaru potentsiaalist ja riskidest ja õppima sellega koos elama. Ehk siis pidev õppimine, selle rakendamine, koostöö tehisaruga ongi need peamised lähtekohad, mis võimaldavad meil siis just nimelt seda olemasolevat tehisaru rakendada enda huvides. Ja missugused oskused tulevikuks on olulised? Kindlasti on oluline kohanemisvõime, võime kiiresti reageerida muutustele, omaks võtta uusi töömeetodeid, tehnoloogiaid. See on tõepoolest hästi oluline siis selleks, et tehisaru tehnoloogia väga kiiresti muutub ja me peame suutma olema võimelised sellega kohanema. Kriitiline mõtlemine ehk tegelikult, nagu ma juba ütlesin, et kõike ei saa uskuda. Ja kui te saate tehisaru rakenduse kasutamisel vale tulemusi, siis alati ei pruugi olla tehisaru süüdi, vaid vahel tuleb peeglisse vaadata, ehk te pole osanud võib-olla õigesti küsida ja oluline on kaaluda ja kriitiliselt vaadata, mis tulemused te saite, kas neid on võimalik rakendada või mitte. Ehk on vajalik eristada selle tehisaru poolt loodud tulemuste kvaliteeti. Kindlasti loovus muutub oluliseks, ehk on võimalik siis luua ja genereerida tunduvalt kiiremini uusi ideid, uusi lahendusi ja samas kuigi AI suudab väga palju uusi ideid välja pakkuda, siis tegelikult loovus jääb ikkagi inimese tugevuseks. Siis tehniline kirjaoskus on ülioluline, et see, miks teiegi täna siin olete ja miks see moodul siin on see, et see tehisaru kasutamine on üks komponent tänapäeva digitaalsest kirjaoskusest. Et tähtis on mõista, kuidas tehisintellekt töötab ja kuidas seda kasutada oma igapäevatöös. Andmeanalüüsis on muidugi väga oluline roll. Ta suudab koguda, töödelda ja tõlgendada väga suurtes kogustes erinevaid andmeid ja see kindlasti näiteks ettevõtete müüginumbrid, tulevikuotsuste tegemiseks ja nii edasi ja see kindlasti lihtsustab meie igapäevatööd.
Mida siis saab siin erinevate tehisintellekti rakendustega, näiteks välja olen toonud ChatGPT, Bing, Perplexity, DeepSeek ja nii edasi teha? Üks asi, mis me tegelikult ka Wordi moodulis korraks vaatasime, on siis võimalik kiirmärkmeid teha ja need siis luua selliseks soravaks tekstiks panna. Et ehk kui te teete näiteks Wordi dokumendis need kiirmärkmed, nii nagu me vaatasime teiega, siis kui need sööta sisse ChatGPT-le ja öelda, mis tüüpi dokumenti või arvamuslugu või artiklit te sellest soovite teha, siis ta teeb selle kiiresti ära. Samamoodi on võimalik siis ka mõnest salvestusest teha kiirkokkuvõtet. Ta aitab erinevaid ideid genereerida. Kui teil on täiesti pea tühi ja te ei tea üldse, kust alustada, siis ta pakub erinevaid jutupunkte, aitab kindlasti tõlkimisel. Väga hea abimees on ta keelekorrektorina, sealhulgas eesti keeles, ka vene keeles, inglise keeles ja siis võib arvata, et ka teistes keeltes. Ta annab tegelikult, temaga on võimalik suhelda. Ta annab väga adekvaatset tagasisidet teie mõtetele. Muidugi te peaksite ise siis sõnastama, kas te tahate kriitilist tagasisidet, tahate ettepanekuid, missugust täpselt te tahate. Ta on valmis kirjutama kokkuvõtteid, selgitab, kirjutab ümber sõnastab, kirjutab teises stiilis, lahendab erinevaid matemaatikaülesandeid, kirjutab koodijuppe ja tegelikult on võimalik siis erinevaid valdkonna teemasid ka siis kaardistada. Ja üldine töö põhimõte on siis see, et töö algab sellest, et teie kasutajana kirjutate nii-öelda juhise. Seda nimetatakse promptiks. Ja võimalikult siis täpse ja põhjaliku juhise, sest et tegelikult ega näiteks kui ma ütlen, et teilegi, et kirjuta mulle minu ettevõtte kohta tutvustus, ilma täpsustamata te paremal juhul kirjutategi väga üldsõnalise teksti. Kui ma juba ütlen täpselt, mis on minu ettevõte, mis stiilis ma seda tahan, kui põhjaliku, missugused andmed seal peavad olema ja nii edasi. Ja kes ma olen, see roll on hästi oluline, et kas mina kui ettevõtte juht, mina kui ettevõtte töötaja, mina kui ettevõtte partner, et see on ka hästi oluline. Ja kui te näete, et see tekst on selline, mis teile ei sobi, siis tuleb talle anda tagasisidet ja paluda selgitada, mida ta peaks muutma, kus on rõhuasetused. Sageli on väga kasulik enda poolt märksõnad ette anda. Ehk tegelikult on oluline siis meeles pidada, et see on selline masin, mis pakub siis nii-öelda vastust eelneva sisendi põhjal. Et veel kord ütlen, kui te ei saa sellist tulemust, mida te soovisite, siis tuleb see prompt ringi kirjutada, selgemini kirjutada ja tegelikult te saate need vastused. Ehk mis siis on promptimine? Promptimine ehk prompt engineering. See on siis mingi käsk, mida peab täpselt tegema. Kontekst, see on olukord, kus seda vajatakse, mis on taust, formaat. Kas te tahate saada lihtsalt sujuvat teksti, tahate saada loetelud, tahate saada koodi, graafikut, tabelit või muud. Ja lisaks võite anda ette näiteid, võite anda ette rolli ja samamoodi on oluline anda ette toon. Kas te tahate olla sõbralik või professionaalne ja nii edasi. Ehk siis veel kord, mida peab tegema? Defineerige täpselt, mida on vaja teha ja määrake detailsuse aste. Kas te tahate samm-sammulist juhist, kas tahate sellist üldist teksti, tahate pikemat teksti, lühemat teksti, alapealkirjadega ja nii edasi. Ja veel kord kokkuvõttes siis taust, eesmärk ja olukord. Need ära kirjeldada, siis te saate sellise tulemuse, nagu saate. Loomulikult veel kord tuleb siis märkida ära formaat, millises vormis on see lõpptulemus vajalik ja teemad. Ja siis näidata ette, missugust tulemust tahate saada ja defineerida siis võimalikult täpselt see, mis on teie, mis tulemust soovite saada. Ja mida täpsemalt näidata ära rolli ehk persona, te saate ka valida, kelle nimel või mis rollis on see tehisaru, kes teile vastab, mis rollis olete teie, et kelle käest te küsite, ka see on hästi oluline. Ja loomulikult
mida täpsemalt te olete nii-öelda need rollid või persoonad paika pannud, seda täpsemad tulemused te saate. Oluline on siis toon ja suhtlusstiil ehk siis sõbralik või professionaalne. Kui teil on vaja väga kurja kirja või mingit teksti, siis te saate ka kurja stiili valida. Kas teil on vaja sellist veenvat teksti, kiireloomulist tooni ja nii edasi või siis lihtsalt läheneda huumoriga. Paar sõna ka turvalisusest. Tegelikult ChatGPT-s on tagatud andmete privaatsus. Selleks on teatud krüpteerimistehnoloogiad ja kõik siis need tekstid ja vastused salvestatakse tegelikult krüpteeritult ja privaatselt. Tal on piiratud juurdepääs andmetele, mida kasutatakse siis ainult keelemudeli arendamiseks ja täiustamiseks. ChatGPT arendajatel ja kasutajatel on tegelikult eetikakoodeks, mida nad jälgivad, nii et kui te tahate väga personaalseid andmeid mõne inimese kohta, siis tegelikult saate üldsõnalise vastuse, kus teile öeldakse, et sel teemal ta infot ei jaga, et pöördu selle konkreetse inimese poole. Ja tegelikult seda ChatGPT-d pidevalt jälgitakse, et tagada just nimelt see turvalisus ja eetiline käitumine. Kuid igaüks meist, kes kasutab tehisaru, peab mõistma, et need mudelid ei ole täiuslikud ja võivad teha vigu. Kui nüüd võrrelda inimintellekti tehisintellektiga, siis inimintellekt on võimeline kohanema kaasaegsetele keskkondadel, kasutab erinevaid kognitiivseid protsesse ja tehisintellekt siiski jäljendab inimkäitumist ja püüab siis teha inimlaadseid tegevusi. Ehk siis, kui inimaju on selline analoogaju, siis tehisintellekt või tehisaru on digitaalne. Meie inimestena kasutame oma aju ja mõtlemisvõimet, oma mälu ja tehisintellekt sõltub ikkagi ainult talle antud andmetest. Meie õpime oma mineviku vigadest ja meil on olemas nii-öelda intelligentsetest hoiakutest. See on see, millest tuleneb siis inimintellekti alus. Masinad õpivad, tehisaru õpib aga pideva treenimise kaudu ja tegelikult sellist inimomast mõtlemisprotseduuri ta järgida ei saa. Ja tehisintellektil kulub siis muutustega kohanemiseks palju rohkem aega, samal ajal kui inimesed saavad siiski kiiremini muutustega kohaneda ja see võimaldab siis meil õppida ja omandada erinevaid oskuseid. Samas masinad kindlasti suudavad töödelda palju rohkem andmeid ja suurema kiirusega kui meie inimesed. Tehisintellekt aga ei ole hetkel veel võimeline tuvastama erinevaid sotsiaalseid ja emotsionaalseid signaale. Meie jaoks on aga see sotsiaalsus ja emotsionaalsus väga olulised ja meie siis inimestes suudame siis nii-öelda arendada oma teadmisi akadeemilistes teemades ja olla siis ka teiste emotsioonide, enda ja teiste emotsioonide suhtes tundlikumad. Ja nüüd selle ettekande lõpetuseks veel hästi lühike näide, mida siis veel on võimalik selle tehisintellektiga teha. Enne veel, kui ma lõpetan, soovin ma teha ühe etteaste, milleks on üliõpilashümni Gaudeamus esitamine. Kes teab ja oskab seda laulu, võib julgesti minuga ühineda. Vivat academia, vivant professores, vivant academia, vivant professores, vivant membros.
nii palju siis, et kui te nägite, et kui seal mitmehäälseks läks, siis juba tegelikult see tehisaru pea sattus segadusse. See selleks. Need on sellised väiksed naljakad näited, aga juba see näitab, kuhu me jõudnud oleme ja me liigume tohutu tempoga. Ehk kokkuvõttes, tehnoloogilist innovatsiooni ei ole võimalik peatada, tuleb õppida sellega elama ja hakkama saada. Tegemist on tegelikult muutuste juhtimisega ja ükskõik kui palju me üritame innovatsiooni peatada või sooviksime, kindlasti on neid, kes ka soovivad seda peatada, siis tegelikult jõgi otsib ikka oma teed ja kunstlikud takistused ajaga lõhutakse ja kulutatakse sinna liiga palju ressurssi, mis võiks kuluda millegi uue loomisele. Nii et soovitus, tegelegem innovatsiooni ärakasutamisega ja positiivse mõtestamisega, mitte selle peatamisega. Nii et üks selline vahva pilt, kuhu me siis oma inimarengus jõudnud oleme. Ja tegelikult tehisaru liigub edasi, ta on võimas tööriist, tal on suur potentsiaal. Meie otsustame tegelikult, kuidas me seda kasutame ja tähtis on olla teadlik ja vastutustundlik. Nii et saagem sõbraks ja soovin teile ilusat mooduli läbimist. Tänan kuulamast.